Aga see on nüüd Türju. Me jõuame Türju külla. Tähendab, see on ikka sul ostetud koht, mitte päritud. See on ostetud jah, sest mul tegelikult isa koht on hoopis Sõrve, otsas siit veel 7,5 kilomeetrit. Ja siit on Sõrve otsa. Sirelid õitsevad. Õunapid õitsevad. Ilus aeg praegu. Nurme nukke täis raskelt. No, tehnikat pole veel kohal. Seda mitte ei ole. Huvitav, et ühtegi kuradi vintpüssi ega kahurikaru, aga midagi ei tulnud. Aga kas see oli mingi külakoht või? Küla jah. See oli hästi tihedalt täis küla. See oli kellegi maja, nii et siin kusagil oli... Siin maja koht oli natuke edasi. Noh, praegu vundament on natukene mere poole, aga tegelik maja koht on, nagu siit vaadata, siis... Aga kui ta... Siit, no 20 meetrit. Ja see küla lasti sõja ajal puruks juba? Jah. Siin ei olnud midagi, ühtegi kivi peale. Ja midagi tagasi kah ei ehitatud? Ei. Sest peale seda oli ju see Nõukogude Vene piiritsoon ja siia ei lastud üldse inimesed tagasigi kodudesse. Ja. Tuled rõdule. Mõned tuud veel siia. See on hea, et teine elamine on siit maha just. Kutka paistab täpselt üle see piki randa. Sest koht on ideaalne. Pood on kilomeetri kaugusel, supelrand. Ja see on kõige kõrgem koht, mis tuleb Sõrve läänerannikul mere äärde. 5 meetri joon tuleb sinna otse mere äärde. Mitte kuskil mujal ei tule. Igal pool mujal on see hästi madal maa. Et ülevõtuse ohtu siin ei ole? Siin ei ole ülevõtuse ohtu. Ainuke koht. Muidu teiselt pool Riia lahe pool on küll kõrgeid kohti. Ütleme seal, noh. Eesti ajal on siin põllumaa, see on näha, et on haritud maa olnud. Ja paksult on musta muld, tavaliselt on Sõrves kruus, aga siin on päris must muld. No, Sõrve mõistes paksult, sest siin on 60 senti teda vähemalt. Jah, need on peetsitud vast ka või?
Ei, see on liimpalk. Oo, Töödeldud, mingil maal. Põlvast või? Jah, ei, see on Tõrva kandis. Juhtmete vedamiseks. Kabinet. See on ukse koht. Saab kohe, monteerid kohe mõtted siia sisse ära. Pead ainult nii suurema akna või suure, et mõtted välja mahuvad ka. Suured mõtted välja. Jah. Natuke veel tõlda. Ega sealt tagant tuleb seda võsa natuke vähemaks. Aga sa mõtled seda sektorit kahe puu vahel, kahe suure puu vahel? Jah. Mis sa teiselt pool teed, need pisikesed mõtted. Aga jah, need, mis siin on kahe suure puu vahel. Laske sektor nagu vabaks. Ja siit teiselt poolt näeb, kui buss ka tuleb. Sel reedel avab Euroonis suurima elektroonikakaupluse Eestis. Suurim valik kaupasid, suurim valik eriti häid hindasid. Ja, ei.